Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Kris küsib. Tervitus kõikidele podcasti sõpradele ja vaatajatele. Tänaseks minu vestluskaaslaseks on andekas Eesti noor jalgpallikohtunik ja minu hea sõber Voite Karnatševits. Tere tulemast! Tere, aitäh, et kutsusid. Otse loomulikult. Hea meel, et mu kutse vastu otsid, sõber. Kui tavaliselt ma alustan vestlust järgmiste sõnadega, kuidas sa leidsid oma tee jalgpallini, siis nüüd tahaks küsida sellist küsimust üleüldse. Su nimi on Voite Karnatševits. Seda on päris raske hääldada. Sul on Poola juured. Räägi sellest lähemalt. Jah, et see on väga tore nimi, võib öelda nii, et alati kui kooli spordivõistlustel mingi auhinna oled saanud, siis ega keegi seda täpselt õigesti öelda ei oska. Et selline hästi naljakas. Mul on diplomid ka alles, kus on nime hääldatud või kirjutatud erinevat moodis, et väga-väga humoorikas on see teema. Aga isa on mul poolakas ja ema on siis halli passiga. Et mõlemad oskavad nii vene kui eesti keelt puhtalt, et sellega nagu probleem ei ole, isa oskab isegi poola keelt. Et nimi on siis tulnud isa poolt siis, eks minu vanaisa poolt. Et keda siis enam ei ole. Et sealt see on tulnud. Okei, aga sa ise ka siis valdad natukene poola keelt? Poola keeles võib olla ainult neid mitte tsensuurseid sõnu. Nagu kurva? Kahjuks ei tea, kas siin tohib seda kasutada. No, see on minu podcast, siin tohib. Siin tohib kõike. Ja siin tohib kõike, just nimelt. Aga siis teine klassikaline asi, et kuidas sa leidsid oma tee jalgpallini? Jalgpallini ma jõudsin nii, et kuna minu sugulased on mõlemad mänginud meistriliigas ja esindanud erinevaid koondisi, siis nemad on mulle eeskujuks olnud. Et tänu nendele ma jõudsingi jalgpallini. Alati, kui nad külas käisid, siis me juba toksime palli, et sealt see kaasa tuli ja siis ma läksingi esimest korda trenni. Ma läksin siis Paide linna meeskonda. Siis oli treeneriks, esimene treener oli mul Viktor Mets. Ma mäletan, et esimene trenn oli meil seal Üle ja Statkal, kus on praegu väga-väga hea muru. Üks päev käisin isegi vaatamas siin, aga tol hetkel oli nii, et see oli väga künklik ja väga mudane ja esimene trenn oli ka selline, et õudselt vihma sadas. Ja ma mäletan, et ega ma kellelgi passi lükanud, et ma ise triblasin, et ega keegi väga satsis minuga olla ei tahtnud. Et selline naljakas lugu. Aga Viktor Mets oli mul esimene treener. Siis järgmiseks treeneriks oli Veiko Kurim, mis oli siis aastaid hiljem. Aga ma mäletan, et Viki all oli meil väga kõva punt. Et praegu siiamaani mängib näiteks meil Siimaer, kes on Pärnu Vapruses. Siis on Rasmus Kallas Tartu Tammekas praegu. Ja Mattias Sapp on samuti, kes siis on hetkel vist on Paides. Kas mängib või siis on treener. Vahepeal ta oli siin Viimsis kujutamas ennast seal. Aga on tagasi oma kodumaal, nii öelda. Ja esmalt peaks ka ära mainima, et kui ikkagi podcasti tullakse, siis sõbrad käivad siin Türgis puhkamas. Härra kohtunikud ja otse loomulikult toovad kingitused ka kaasa, et siin härra kaameramees on saanud üht vahvat, toredat luuserite sähke ehk siis Manchester Cityt, kus on mingi Haalandi poiss, aga siin seljas on ikkagi punane särk ehk Arsenal, kes tuleb sel aastal meistriks. Vamos Arsenal! Ja aitäh kingituste eest! Aga palun! Aga jõuame nüüd siis kõige tähtsama asjani ehk siis kohtunikuamet. Kuidas sa leidsid kohtunikuna oma rolli või selle sii? See oli üsna juhuslikult kusjuures.
oli nii, et mängisin linnameeskonna noorte all ja ega mulle rohkem varianti ei pakutud, kuna siis hakkas esiliiga B tekkima. Ja kuna minu huvi hakkas ka vaikselt kaduma mängimise vastu, siis pakuti erinevaid variante mängimise all ja läksingi siis Tapa Paide linna meeskonna eest esindama, aga no sealne meeskond oli selline, et poisid olid alles mingi 2-3 aastat trenni teinud, et tulemused olid sellised, et kahekordsed alati, et mäletan Pärnu jalgpalliklubiga mängisime, kes siis pooled mängijad on hetkel vist Pärnu Vaprusest läbi käinud esindusest. Et seal esimene mäng oligi vist, mäletan, Pärnu JK-ga, kus me kaotasimegi vist mingi 17-0, et see isu vaikselt hakkas ära kaduma ja oligi huvi hakata siis seda kohtuniku asja ajama. Aga tol hetkel oli see pigem plaan see, et lisatulu teenida omale kooli kõrvalt. Aga siis mäletan internetis leidsin selle koolituse, panin ennast kirja ja nüüd ma olengi, äkki on 9. hooaeg mul käimas. Jah, peaks olema 9. Jah, kindlalt 9. Kuna 2017 alustasin, et siis on natuke on tehtud neid asju siin. Okei. Ennem kui jõuame need veel kõige tähtsamate teemadeni su kohtunikuametis, tahaks ka ära mainida seda, et näiteks, mis on sinu rutiinid olnud kohtunikuna just nimelt enne mängu siis konkreetselt? No enne mängu näiteks homme on siis võib-olla viimane finaalseeria mäng, et kõik oleneb siis, kuidas Narva United homme esineb. Aga täna on plaanis näiteks väike trenn teha, homme hommikul väike jalutuskäik, lapsega aja veetmine ja siis mängule minek. Ja põhiliseks rutiiniks on see enne mängu on siis muusika, mingi venitusharjutused ja siis omale joogiks siis noko kõrvale. See on siis klassikaline? See on klassikaline, jah. Okay. Et kuidagi hästi sisse sulanduda sinna enne mängu. Okei. Aga mis laulud tavaliselt siis sinu autos või ruumis kõlavad? Pigem on Rammstein enne mängu ja mõned Eesti laulud siis. Hästi populaarne laul on siis Koit, mis siis tõmbab enne mängu kuidagi sellise surina sisse. Ja peaks siin ära mainima ka vaatajatele, et seda kuulatakse ka enne, kui tullakse podcasti, sest sama laul meil kõlas autos just. Selline motiveeriv. Aga tead, nüüd päris ausalt tahaks tegelikult seda teada, et aga ütle, kui palju sa oled muutunud nüüd selle aja jooksul, kui nagu sa alustasid kohtunikuna ja nüüd tänasel hetkel? Tegelikult ma olen päris palju muutunud, et siis kui ma alustasin, ma olin hästi arg. Ma tegelikult üldiselt väga kellegi ei suhelnud. Eks võib-olla suhtlesin, aga mitte nii palju, et see muutis mind hästi palju, sest ma mäletan, mind sunniti hästi palju mängijatega rääkima. Ja see peale seda oligi kuidagi see, et selline nagu aktiivne suhtleja olen. Et või vabalt isegi poest tulla kellegi juurde ja küsida, et kus siin letil miskit on, et aga varasemalt sellist asja nagu ei olnud. Aga hästi julgeks olen läinud. Seda nõuab ka minu praegune amet ja minu varasemad ametid, mis mul on olnud. Et nendeni ma usun ka, et jõuame nüüd järgnevatel teemadel, et kus, millega ma tegelen. Okei. Aga kindlasti peab olema teil kohtunikele väga tugev närvikava, millest me siin varasematki olen rääkinud. Siin on käinud ka teised kohtunikud, nagu näiteks legend Tallas, rääkimata sellest, et kes on ikkagi tippude tipp Joonas Jaanovits, ja minu hea sõbrana Liisa Liesment, et tugev närvikava peab kindlasti teil kohtunikel olema. Seal peab kindlasti olema, jah. Et eriti kui sa saali jalgpallis kuskile Ida-Virumaale lähed mänge vilistama ja jooksed seal tripkaest läbi, siis sa saad teada, et kes sa tegelikult oled. Et mitte see inimene, kes sa seal platsil oled, vaid mõni loom või siis mõni muu tegelane. See on ilmselt päris karm, ütlema, eks ole. Aga sellega me oleme kõik harjunud, et tegelikult see on nauding. Mitte see, et sind nagu sõimatakse. Aga lihtsalt see on selline protsess, see on sport ja see kõik käib nagu asja juurde. Jah,
et siin isegi võiks ju ära mainida, et üks asi on see sõimine, seda tuleb ikka ette, on ju, aga kui asi füüsiliseks läheb, siis on asi ikka väga nagu inetu ja väga-väga kehva juba, et see ei käi spordi juurde. Et kas siin hea näite siin hiljuti, mis oli saalis üks halvemaid asju ja siin madalamatest liigateski on juhtunud. Saalis siin jah, kahjuks juhtus selline intsident kõrgliigas. Reageeriti küll sellele, aga jah, ma jätan selle enda teada. Jah, täpselt. Aga nüüd jõuaksimegi selle ühe väga olulise asjani ehk ma usun, mis ongi kõige tähtsam ikkagi ka sinu jaoks. Premiumi liiga oled olnud nii 4. kohtunik ja erinevaid asju teinud, aga räägi ikkagi see kõige olulisem asi ära, ehk debüüt Premium liigas, sina peakohtunikuna. Jah, sellega on ka huvitav lugu, et ma mäletan, et enne kui ma selle mängu sain, siis meil olid füüsilised katsed, mille ma ära sooritasin, aga täpselt kui ma hakkasin natuke seal ennast proovile panema, et mingid rekordid püüdma hakata, siis ma sain vigastada. Et tegelikult ma sain hiljem teada, et ma oleks saanud määramise, kuna ma sain viga, ma olin natuke väljas, siis ma sain natuke hiljem selle debüüdi. Et oli suur au teenindada siis Flora ja Pärnu mängu siis. Mäletan, et see oli vist eelviimane voor või eelviimane voor, kus siis oligi otsustav mäng, kas Flora tuleb Eesti meistriks. Ja teine punkt oli see, et kas Pärnu kukub välja või jääb püsima. Ja tol hetkel mäng jäi vist 7-1 vist. Aga ikkagi väga tunne, et Pärnu rannakal vilistada on alati au. Eesti üks parimaid muruväljakuid. Ja brigaad oli ka väga kõva mul. Väga kihvt mäng oli. Aga mäletad ka, kes tol hetkel sul sinna brigaadi kuulusid? Kui ma õigesti mäletan, oli Sten Klaassen oli üks, Erko Liiv ja äkki 4. kohtunik oli Andrei Karhu. Ja sel hooajal veel varri ei olnud, ma mäletan, et see tuli vist alates järgmist hooajast. Mis naljakaks või meeldejäävaks ei veel enne mängu, kui üks abikohtunikest, mäletan, Ojamaa oli kapten, et siis öeldi Ojamaale, et pane väljaku kohtunik proovile. Öeldi otse selle all tunnelis ja see oli selline humoorikas ja siis Ojamaa vastas, et no vaatame, kuidas poiss hakkama saab. Aga ei, väga kihvt oli, et ETV telemäng oli ka veel, ma mäletan. Et väga meeldejääv hetk. Aga sa mäletad nägi seda, tol hetkel, kui sul see debüüt oli, eks ole, Premiumi liigas, kas siis juba oli ka see konkreetne asi sees, et kohtunikuga tegelikuses olukorras tohivadki ainult vestlema tulla kaptenid? Ei, tol hetkel seda ei olnud. Seda reeglit veel ei olnud, et nüüd siin viimastel aastatel on see tekkinud. Aga tol hetkel ei olnud ja õnneks oli rahulik mäng ka. Okei, aga sa pigem nagu kohtunikuna tegelikult ütled, et see on nagu hea asi või kuidas sa hindaksid seda, et tegelikult tuleks ikkagi ainult kapten sinuga rääkima, muidu see läheb ju, olgem ausad, täiesti laadaks ära, kui seal 100 inimest sinul ümber on. Jah, ma ise pigem nagu ka pooldan seda, aga mul ei ole probleem näiteks mõne teise mängiga suhelda, et selgitada ja mis ma saalis olen ise, me kõik kasutame seda, et suurte otsuste puhul, et seal punane kaart, penalti, veel mingid momendid, siis oleme kaptenid ikkagi enda juurde kutsunud ja ära selgitanud ja minu arust on see palju parem, kui seal on sul 10 venda ümber ja siis selgitad neile mingid asju sealt. Et see on nagu kõige parem variant on, et minu arust on see nagu toiminud ka siin maailmas, et vaatad siin Euroopas ka, et tegelikult on see väga okei. Okei, nüüd me jõudsime päris palju rääkida sellest peakohtuniku ametist, aga räägi siis, kuidas on olnud olla 4. kohtunik Premiumi liigas? 4. kohtunik on ka olnud, et ma ei teagi, palju neid mänge on olnud, aga neid on kuhjaga olnud. Et see hooaeg olen kahjuks töökohustuste tõttu mitu mängu ära andnud. Et hetkel on jah, need asjad nagu nii kokku kuhjunud, et olen pidanud kahjuks loobuma nendest. Aga muidu 4. kohtunikuga ikka on tore treeneritega suhelda ja selgitada ja vahepeal võib-olla kriitikat saada. Aga võib-olla mingi huvitav seik 4. kohtunik on olnud siis, kui esimene hooaeg tekkis varr. See oli vist Kadriorus oli mäng, Kalev Levadia mäng. Ja meil enne mängu juba tekkis probleem, et me ei saanud varriga ühendust. Siis oligi see, et me pidime võtma omale siis
kõrvaklapid, millega saab telefoniga ühendada ja siis vajadusel siis kõnes olla. Aga mul kõrvaklapid, ma mäletan, jäid maha, võtsin telefoni kaasa ja mäletan mingi 7.–8. minutil vaatan, keegi helistab mulle, vaatan, et ema helistab mulle. Siis pidin vastu võtma korraks ja ütlema, et ema, sorry, et ma hetkel ei saa rääkida. Selline huvitav ja naljakas seik. No see on päris põnev ja huvitav lugu selles suhtes ju. Tegelikult ikkagi tükikene ka sinu väikest jalgpalli ajalugu. Just, et kõik sellised asjad jäävad meelde. Väikene mälestus. Ja, aga ennem kui jõuame nagu su kõige olulisema asja juurde, ehk tundub, et sul väga südamelähedane on ka saalijalgpall, siis tegelikult küsiks ka nüüd sellise asja ära, et sinu hinnangul, mis vahe on meeste ja naiste jalgpallis, sest tegelikult sa oled olnud naiste jalgpallis kohtunikuna palatsil olnud? No meeste mäng on võib-olla füüsilisem ja kiirem. Naiste mäng on võib-olla jah, veidike nagu aeglasem ja mitte nii jõuline. Ja naised on pigem rohkem emotsionaalsemad. Et siin on viimane mäng mul oligi Flora Saku, mis on nüüd hästi palju kõneaineid pakkunud, et eile oli ka neil just mäng. Et seal oli ka selline juhtum, kus pall läks auti, et nende Saku tüdrukute arvates läks pall vastastest välja, aga läks nii, et tegelikult ei läinud ja siis üks tütarlaps karjus mulle, et kas sa ei näe, et kas sa jätsid prillid maha. Siis kui ma tema juurde kutsusin selle täpselt tribüüni ees ka veel, siis ma ütlesin, et jah, ma tõesti jätsin läätsed maha, et juhtub ka selliseid asju. Siis tribüünilt naerdi ja plaksutati ja tema naeris ja läksime rõõmsalt edasi. Aga jah, et meeste jalgpalli on võib-olla hetkel nagu jälgitavam ka. Naiste jalgpalli võib-olla nii palju ei jälgita, aga tänu sinule on see asi võib-olla populaarsemaks läinud. Et ajad õiget asja. Ja siin tahakski ära mainida, et palun inimesed, tulge rohkem vaatama naiste jalgpallimänge nii koondist kui ka naiste meistriliigat. Samuti võib ka esiliigat ja teist liigat käia vaatamas, sest see on väga-väga vinge ja vahva asi, mida need neiud, tüdrukud ja naised teevad. Ja meie Eestis on paraku see selline asi, et meil see ei ole isegi professionaalsel tasemel ja nad teevadki seda oma enda põhimõtteliselt suure hinge ja tahtmisega ja täiesti oma enda rahade eest. Nii et teeme vähemalt sedagi palju neile, et lähme ja elame neile staadionil korralikult kaasa. Just ja ei tasu ära unustada siis naiste saalijalgpalli meistriliigat. Et seal oli ka väga kihvt, et oli auga teeninud mängu, finaalmängu, kus seal oli vist 140 pealtvaatajat. Et väga kihvt, väga võrdne mäng ja minu arust neil terve hooaja peal oli väga, väga selline võrdne. Aga lõpuks võitis Aurora ära, et kogemustega. Aga väga-väga kihvt hooaega oli neil. Küll oli kahjuks vähe naiskondi, aga järgmine aasta loodame, et tuleb rohkem. Et väga kihvti asja seal kõik, et alates Jõgevast kuni Tartuni ja Aurora ka. Ja kõik olid väga tublid ja loodame, et järgmine aasta tuleb veel rohkem võistkondi. Aga korra võtaks ikkagi, nagu teeks sulle väikse ninanipsu ka, et seda küsimust küll meil sees ei olnud, aga sõnasabast võtaks kinni, et mis on isiklikult sinu hinnang nagu tänasel Eesti naiste jalgpallil ja mis sa arvad sellest? Et kas võiks tegelikult samamoodi, see oli juba siin jutu, tulge vaatama, aga mis sa arvad Eesti naiste jalgpallist oma enda hinnangul? Seda võiks võib-olla rohkem populariseerida. Et näiteks internetis jagada mingeid evente teha, et üritusi, et kutsuda. Et meeskonnad peavad ise tegelikult aktiivsed olema, et kahjuks vaadatakse vahest võib-olla Eesti Jalgpalliliidu poole, aga meeskonnad peavad ise ka natuke pingutama selle nimel. Aga muidu miks mitte? Tegelikult on kõikidel aladel mingi tulevik olemas, et kui ise vaeva näeme. Et Floral on praegu hästi palju noori peale tulemas, et hästi noore, ma ei teagi, palju see keskmine vanus on, aga seal on kindlasti peale tulekut. Kindlasti on tulevikku meil. Ja minul isiklikult võtangi korrasus sõnasabast ka jälle kinni ja leiangi, et päris paljud on siin Flora juba maha kandnud, ja no mina isiklikult seda ei tee ja no kui peakski neil see hooaeg minema nõnda õnnetud, et nad ei tule nüüd 9. korda Eesti meistriks, siis ärme unusta seda ära, et see on niivõrd tugev ja võimekas noor järelkasv,
et ma usun, et siin paari uja pärast siis nad jälle löövad jalaga ukse lahti ja lommutavad siin kõik täiesti laiali, sest seal on ikka väga-väga tublid. Näiteks üks on 15-aastane hästi andekas ründajad, erinevad kaksikõed, vanus ikka 16 niimoodi, vist isegi 17, jah, 17 ja nii et väga-väga tublid ja tegijad, noored preilid. jah, täiesti nõus. Nii, ja nüüd siis jõuame kõige tähtsama teemani, ehk siis saalijalgpall. Räägi nüüd meile sellest päris pikalt ja mingil määral ka lühidalt võiks öelda. Jah, saalijalgpall, et seda ma olen juba nüüd teenindanud äkki 5 aastat. Kuidagi juhuslikult sattusin, et pakuti siis kohtunikele, et tulge vilistama. Ja võtsin selle vastu ja esimese hooaja ma vist tegin ainult paar mängu. Eks üks aasta läks nagu raisku, et tegin 2 mängu ja need olid ka vist naiste meistriliiga mängud. Ja peale seda hakkas kuidagi see asi nagu meeldima. Hakkasin meeste jalgpalli tegema ja siis jõudsin meistriliigasse. Et homme finaaliga saab mul 65 meistriliiga mängijat. Et suur au. Ja saalijalgpallist võib-olla rääkida, et see asi läheb minu arust aina populaarsemaks. Ja minu arust on Eesti jalgpalliid teinud õiged otsused selle osas, et Teet Allas panna sinna ette seda asja juhtima, et suur kiitus talle ka, et. Ja Soome treenerid on tulnud ka meie juurde siin Eesti koondist siis aitama ja abistama ja nad on hästi aktiivsed, et Mikko Kitola ja Ville Siffonen ja seal on nende staff ka veel, et kes käivad siis meistriliiga meeskondadel abis, viivad treeninguid läbi ja minu arust me oleme väga-väga kõva arengu teinud. Ja seda näitab ka nüüd see kvalifikatsiooniturniir, mis siin Eestis toimus, et Eesti koondis sai 2. koha ja väga-väga hingestatult mängisid. Ühtegi mängu ei kaotanud, 2 viiki, 1 võit ja et väga kihvt oli vaadata seda ülekandest, kus oma Eesti klubide esindajad käisid koha peal, alates seal Ida-Virumaa esindajatest kuni Tartuni välja, et väga kihvt, et saali jalgpall on ka selline, et hästi väike kogukond on meil. Et kõik tunnevad kõiki ja ma usun, et me jõuame sinna põhiturniirile ka. Küll meil tulevad kahjuks õnneks, võib-olla isegi on see hea, et tulevad tipsaitsid meile vastu. Praegu on selline oht või siis on see plussiks, et tuleb kas Hispaania või Portugal meile vastu. Et see tuleb väga põnev, et Hispaania ja Portugal on tegelikult mõlemad maailma tipud, et mõlemad mängijad MM-il isegi finaali kohtade peale ja isegi on võitnud. Väga kihvt. Okei. Aga kas seal on ka põhimõtteliselt nii, nagu me jutu sees juba tõime välja, et platsil ehk siis staadionil välijalgpall, et naised on siin emotsionaalsemad, mängivad jõulisemad, aga kuidas sa seda asja nagu hindaksid siis nüüd saalis? Kas on põhimõtteliselt sama või natuke on teissugusem ka? See on hea küsimus, ma ei ole isegi mõelnud selle peale. Aga saalis võib-olla oleneb mängudest, et kui sul ongi seal kohtade peale, et kuidagi oleme tähele pannud seda, et see ongi loogiline ka, et kui on tavaline siis liigamäng ja kui sealt tulevad edasi play-offid, see asi läheb palju emotsionaalsemaks ja mängus on palju rohkem. Et oli au siin teenindada väga olulist poolfinaalimängu, kus oli siis poolfinaalimängud käivad siis veerandfinaalimängud ja poolfinaalimängud käivad 2 võiduni ja finaal käib siis 3 võiduni ja siis oligi seal nii, et Narva ja Saku mäng oli omavaheline mäng oli 1-1 ja siis oli otsustav mäng oli Narvas, kus siis pidi selguma võitja ja seal oli ka äkki 700 või 600 pealt vaatajat, et hästi kõva möll oli. Ja seal oli ka hästi palju mängus ja väga palju emotsionaalsust, aga me kõik saame aru sellest ja arvan, et see käib kõik asja juurde, et see ongi selline huvitav spordiala, et hästi kiire mäng. Okei, aga ma ei tea, kas see on tegelikult õige küsida nagu kohtuniku käinud seda võite, aga ütle, kuidas sa nagu hetkel ise ennast tunned, et kus sul nagu parem vilistada oleks ja mis sulle nagu isiklikult rohkem meeldib, kas nüüd saal või siis välijalgpall? Ma olen ise vahepeal mõelnud selle peale, et välijalgpallist üldse loobuda. Et keskendudagi võib-olla ainult saalijalgpallile, et hetkel on saalijalgpall kuidagi selline südamelähedasem, et kahjuks saab hooaeg läbi nüüd varsti ja
aga juba ootan uut hooaega, sest uus hooaeg tuleb veel põnevam. Sest nüüd esiliiga sats Hagalas võitis ära selle ja tõuseb nüüd kõrgliigasse. Et ma arvan, et järgmine hooaeg tuleb veel põnevam. Aga hetkel ma ütlen jah, et saali jalgpall on ikka mulle südamelähedasem ja teen seda, välijalgpalli teen samuti hingega, aga saali jalgpall on kuidagi selline, et rohkem nagu püüan sinna poole, et miks mitte mõne või 5 aasta pärast saada siis FIFA kohtunikuks. Et kõik on võimalik, et tuleb ise vaeva näha. Nii et see on ka kerge või väike niisugune unistus. Just. Sinna poole küündida. Väga nice. Aga kindlasti nüüd ma tahaksin sellist asja sinult teada, et meelde jäävad mängud. Mis on eriti meelde sul jäänud kohtunikuna? No number 1 on kindlasti Premier League debüüt, mis on nagu unistus, et ma mäletan, ma olin vist 21 aastane. Päris noor poiss, et seal väljaku peal olla. Aga teine väga meelde ja mäng on Eestis toimus turniir, 14-15 aastased olid. Ja see oli nagu finaalmäng. Nad võitsid kõiki, see oli siis Bulgaaria ja Leedu mäng. Mäletan, Bulgaaria juhtis mängu 3-0. Nad jõudsid 3-3 järgi ja läks otse penaltitele. Ja seal siis Bulgaaria võitsi 4-3. Et see tase oli mega, et minu jaoks oli see, et see oli esiliiga selline keskmik võib-olla. Esiliiga B keskmik selline tase, et väga kihvt oli. Ja kolmandaks mänguks võib-olla tooks saali jalgpalli välja. Võib-olla selle hooaja mäng oligi see otsustav, kus oligi Narva Saku mäng, et kus kogu brigaadil õnnestus väga hästi ja läks väga hästi. Aga need 3 mängu vist ongi sellised kõige meeldejäämad olnud. Ma arvan küll, et ma jätan need hetkel ainult need 3 mängu. Okei. Ja nüüd tahaks põhimõtteliselt ühendada selle küsimuse, aga tegelikult ei eranda ka, ütleme nii, et pool ja pool. Ja põhimõtteliselt ütle nüüd, kuidas sa ennast vormis hoiad ja mida sa nagu teeksid, et sa jaksaksid nagu nüüd kogu seda nii-öelda mängu teha. Ja teine asi, mis ma tahaksin juba teada, on vihvatestid ehk füüsiline ettevalmistus, mis teil kohtunikel on. Vormis hoian ennast nii, et ma õnneks õpin Sisekaitseakadeemias, kus meil on siis kehaline ettevalmistus, meil on hästi tihedalt on jõusaali, jooksud, siis kui me paikusel olime, meil oli iga hommik oli hommikujooks 7:30. See on hästi tüütu, aga väga kasulik. Et me peame ka samuti füüsilised katsed ära tegema ja samuti PPA katsed samuti ära tegema. Et niimoodi ma hoian ennast vormis ja vahest, kui ma jõuan ja aega on, käin jooksmas, teen jõusaali. Ja jõudes sinna FIFA testide juurde, et saali jalgpallis on need teistmoodi. Et seal, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli minu arust 1 sprint, ma mäletan, mis see distants on. Ja siis on külgliikumine ja siis sprint. Oli vastupidi nii, et jooks, külg ja siis jälle jooks. Ja neid oli vist 2 tükki. Ja siis on nagu joonejooks. Jooks, tuled tagasi, puhkad seal mõned sekundid ja siis liigud külge ees, tuled tagasi ja siis on jälle jooks. Selline igaüks neid ära ei tee, et selle jaoks tuleb trenni teha ja kui neid katsid ära ei tee, siis kahjuks saali jalgpalli meistriliigas osaleda ei saa. Okei. Aga kas seda ma korra nagu täpsustaks üle just nende testide kohal, et sõkised, et igaüks nagu seda ära ei tee, ja siis sa ei saa nendes osades asja nagu osaleda. Aga kas seal on ka nagu mingi konkreetsed kindlad kriteeriumid, et igale mingile näiteks liigale või asjale mingi eraldi asi ette lähtud või kuidas see on siis? Ma tean, et välijalgpallis on nii, et Premier League'al on omad standardid, esiliigal on omad standardid ja saali jalgpallis on samuti meistriliigas on omad standardid ja sealt allapoole esiliigat juba nagu ei nõuta neid asju. Aga reeglite testid peavad korras olema, et seal on nagu, ei ole nii, et mingid lihtsad küsimused, seal on alati mingi nipikad, et need kõik peavad siis nagu täidetud olema. Ja välijalgpallis on veel karm see, et sa pead hästi palju pühendama oma aega siis nagu
sellele kohtunikul tööle, et sa pead rehvpalli tegema, siis sa pead trennis käima ja testid pead korras olema ja seminaridel osalema, et see nõuab hästi palju aega. Et mina olen hetkel kahjuks natuke tagasi omanud sellega, et lihtsalt hetkel nagu aega ei ole selle jaoks. Et tulebki nagu valikut teha ja hetkel olen need valikud teinud pigem nagu enda elu kasuks. Et nii, ma loodan, et ma vastasin sugu ei, see oli päris täpsustav ja väga arusaadav. Ja siis äkki ainult selle küsiks, et aga selle te panete ju kõik koos ikka ühiselt nagu täistambiga, et pole vahet, kas 4. kohtunik, abikohtunik või peakohtunik, et kõigil on see? Jah, kõigil on. Okay. Ja naistel on ka vist eraldi nõuded, aga naistel on nii, et kui sa tahad meistriliigas väljakul või abi olla, siis sa pead ikkagi need testid ära jooksma, meeste omad. Nagu mina olen aru saanud sellest. Ma isiklikult nagu arvan, et need inimesed, kes on nagu äkki endised jooksjad, on hästi jooksuga tegelenud, neil on just need äkki testid just sellised nagu lähme teeme ära, et lihtsalt väike nagu umbes sörgijookse. Mõneks ongi võib-olla jah, lihtne, et mõned teevad sinna rekordeid, et väga kihvt. Nii, väga tore. Aga me jõudsime ka tegelikult küsimuse alguses ühele vahvale asjale, et tegelikult sinu amet on, et sa oled politseinik. Räägi, kuidas sihukene valik üleüldse tekkis ja kuidas siis sinust politseiniks üleüldse sai? Jah, et tegelikult tulin ma algselt vanglasüsteemist. Ma töötasin Tallinna vanglas Lääne-Harju kriminaalhooldust. Et ma ei töötanud täitsa vanglas. Ma töötasin tsiviilriietes eraldi hoones vanglast, ma arvan, 10 kilomeetri kaugusel. Et sealt see mu teekond algas, et töötasin siis pea 3 aastat nooremametnikuna. Eks minu tööülesanneteks olid seal jalavõrutöö paigaldamised, üldkasuliku töö läbiviimised siis väärteo korras. Ja sellised nagu reidid siis, et narkootikumide ja alkoholi keeluga inimestele siis kontrolli teostamas. Et hästi põnev oli ja sealt saigi nagu alguse, et mulle algselt soovitati nagu vanglasse minna tööle kontaktisikuks, aga siis ma ikkagi ootasin aastake ja otsustasin tulla politseisse ja hetkel ma ei kahetse seda. Et kindlasti õige valik ja palju rohkem võimalusi. Väga põnev töö. Ta on hästi sarnane tegelikult kohtuniku tööga, et sa pead nagu otsustama mõne sekundi jooksul tegema otsuseid. Ja need võivad olla väga keerulised. Võib-olla. Ta on juba siin kahjuks ette tulnud. Ja võib isegi seda ju ära mainida, et ilmselt suure tõuke ameti valijaks, nagu ma mõtlen, et sinust politseinik sai, oli ka see, et tegelikult sinna tunnustatud ühe aumedali või asjaga lausa, et sa, kui sa olid, võib öelda tegelikult tavakodanik, oled konkreetselt ühe päti kinni püüdnud tänava pealt. Et äkki sa tahad sellest ka natuke lähemalt rääkida? Jah, et oli au siis riigilt saada tunnustust, teenida siis kodanikujulguse aumärk. Sain siis selle ministri poolt, Liisa-Ly Pakostalt siis. Et see oli 2024 aasta äkki. Vist oli 2024 või oli eelmine aasta. Aeg niimoodi lendab, et jõuagi järge pidada. Et oli au jah, kotivaras siis kinni nabida, aga ise sain ka selle peale kolakat. Aga jäin õnneks terveks ja järgmine päev oli lihtsalt natuke katki, aga ei ole hullu. Et tööl ikka küsiti, et mis juhtus, aga pärast tuli ikka välja, et ma otseselt seda tööl nagu ei rääkinud ka, et ütlesin, et laps lõi mängu asjaga. Naljaga pooleks, aga eks kõik viskasid ka nalja selle üle, aga pärast tuli kuskile vanglasse tuli kiri, et selline isik jättis oma dokumendi maha, et aitas välja naistrahva. Nii ta läks. Okei. Aga jõuame nüüd ühe vahva ja toreda asjani. Ehk ma palun sulle rääkida näiteks mõningatest naljakatest vahejuhtumitest. Kas on kohtunike tööametis ka teil vahvaid ja toredaid selliseid naljakaid asju juhtunud? Tegelikult ühte sa juba rääkisid, et oled Premium-liiga mängul järsku emps helistab. No tšau, aita, mis teed? Jah, see oli ka üks ja see oli minu arust samal mängul, kui poolega oli.
Siis hakkas nagu natuke hämaraks minema ja siis üks peakohtunikest palus mulle, et kuule, et viits mine ütle sellele staadioni hooldajale, et las ta paneb need tuled põlema Kadriorus. Aga kui ma läksin küsima, siis ta on minu arust Kadrioru staadioni mingi hästi legendaarne mingi inimene, et ma ei mäleta nime küll, et ja siis ta vaatab mulle pahura näoga otsa ja siis küsib, et kas sa oled loll või, et meil ei tööta need laternad siin üldse. Mingi siuke teema oli ja pärast tuligi välja, et noh, tehti väike temp mulle riietusruumis. Aga eks neid nalju ole veel, et saali jalgpallist ka võib-olla välja tuua on see, et tegime ühele kolleegile nalja, et meile toodi pallid ja siis me palusime, et las ta läheb klubi esindaja juurde ja ütleb, et pallid ei ole tehnilises seisukorras, et pallid ei põrka. Kes siis saali jalgpallist võib-olla väga kursis ei ole, et siis saali jalgpall on raske pall, eks ta ei põrkagi. Ja siis ta läkski sinna esindaja juurde ja pani palli põrkama ja esindaja hakkas naerma ja siis sai aru, et kus see tuli, et varasemalt ka niimoodi proovile pandud noori, et need on jah sellised kõige sellisemad meeldejäävad naljakad hetked on. Et kindlasti neid on veel, aga mõned võib-olla ei lähe siia eetrisse ka igaks juhuks. No need jäävad pigem oma enda kollektiivi asjad. Aga võib ka öelda, et ilmselt te valite ka, et kellele seda nii-öelda nalja ja šoki võib pränki teha, et ikka päris nii-öelda väga tugevatele ja võimsatele legendidele ei saa seda teha, et siin, kes võivad olla Eesti ühed kõige tipp nii-öelda siuksed poisid ja mehed. Just neile ei tasu nalja teha, et ja, siis võib ise endal natukene olla jah, võib-olla määramisi ei saa pärast enam. ja. Nii, aga siis lähme juba sellist teemade juurde. Lemmik klubi ja mängija on üldse härra kohtunikul mingi lemmikmängija ja klubi ja või eeskuju? No kui võtame välijalgpalli, siis on Bayerni München. Et juba kuidagi lapsest saadik juba kuidagi nad hinges olnud ja alati toetanud ja Saksamaa koondise. Ja lemmikmängija, noh, mul otseselt nagu niimoodi ei ole, aga võib-olla on Harry Kane. Et selline hästi silma paistab. Ja kui saali jalgpall välja võtta, siis mõned hakkad kohe kukalt kratsima, et mis sait see veel on. Et Kasahstani Kairati Almaty. Et neid toetan nagu, et neil on selline hästi huvitav sats, et toovad prassi omale sisse ja mängitavad neid. Ja saali jalgpallist toetan koondisest siis Kasahstani koondist. Kuidagi on ka, brasiilased on ka sinna sisse toodud, räägivad ka seal vene keelt ja inglise keeles saavad ka seal hakkama ja et hästi kihvt vaadata, kuidas nad seal toimetavad siis. Kunagi ma mäletan isegi seda, et kui sinuga sai ise koos trennis käia jalgpalli mängitud, siis sul oli ka Lewandowski südamelähedane. Ja, et see ongi see Poola veri, et tuleb ikka omasid toetada. Väga-väga tore. Aga nüüd ilmselt võiks jõuda siukse ka väga olulise ja tähtsa teemani. Ma mõtlen, et sinu suurim eeskuju ja lemmik kohtunik võid lausa mitu tükki välja tuua, kas välismaalt või Eestist? Suurimaks eeskujuks on, ma arvan, mu vanemad, sealt ongi mu tulnud see töökus ja kõik see muu, et nemad on selliseks eeskujuks on mulle. Aga kohtunikest võib-olla eeskujuks on olnud Turpin võib-olla Prantsusmaalt, Clement, et tema on selline hästi huvitav kujunud, selline vana rahu ise seal platsi peal. Hästi meeldib, kuidas ta seda asja nagu läbi viib. Ja saali jalgpallist võib-olla enda kohalik Eesti mees, et Grigori Ošomkov. Mul on hästi palju sellist kuidagi ühiseid kuidagi mingeid stiile mängu jooksul, et mõned on isegi nagu nalja visanud, et vahepeal ei saagi aru, et kumb siis nagu väljakul on, et meie nagu see kehakeel on hästi sarnane, et me tahame ka nagu õudselt mängijatega suhelda ja kuna me mõlemad valdame ka vene keelt, siis meil on saali jalgpallis on hästi selline palju lihtsam niimoodi kuidagi suhelda mängijatega, kuna seal enamus mängijad siis vene keelt kõnelevad meeskonnad, siis suheldes ma arvan, et leiame selle ühise keele.
et jah, ma arvan, et saalijalgpallist enam ma väga, Portugali kohtunik on, et nägupidi ma tunnen teda ära, et tema on ka selline hästi kihvt kuju. Aga nime ma kahjuks ei tea. Et saalijalgpallist jah, pigem on võib-olla Grigori selline, keda siis vaadata siin Eestis, et Eesti top. Ja ma isiklikult loodan ka seda, et kohe võtan su sõnasabast kinni, et see, et mina nüüd teid olen hakanud täiega toetama ja vännama ja siin lause tegin personaalset eraldi lehekülje Instagrami, kus ma teile saan igasuguseid toredaid story postitusi panna ja harilikke postitusi. See läheb teile ka kohtunikele väga korda. Jah, et aitäh sulle. Ja muidugi, sest tavaliselt saad ainult vännide käest sõimata. Aga mõni on ka see, kes tuleb lööb plaksu, kallistab, teeb pilte, võtab autogramme ja jääb kaasa. Just peale mängu vaatad, et Kris on jälle jaganud midagi, et siis läheb nagu soojalt hinge, et aitäh sulle. No väga tore, aga ennem kui me üleüldse podcastile nüüd joone alla tõmbame ja lõpetame selle ka ära, siis kõige klassikalisem küsimus, mis on kõigile peale podcasti lõppu. Kuidas nüüd isiklikult sinule minu panus korda läheb? Mis ma teen? See on väga kihvt, mis sa teed. Et paljud inimesed saavad teiste persoonide kohta siis teada väga palju, kes millega tegeleb ja ega muidu niimoodi ju tuttavaks ei saa, et Eesti on ka väike. Aga väga-väga kihvt, mis sa teed, on see, et sa teed naiste jalgpalli populaarsemaks ja teed seda südamega. Väga kihvt, et soovitan ka saali jalgpalli siis veel populariseerida ja siis pärast edasi veel rannajalgpalli. Et pane samas vaimus edasi ja ole tubli. No tõesti, suured tänud sulle, vennase. Ja nüüd sellega ongi meil hea tõmmata siin podcastile lõpp alla. Tänaseks minu vestluskaaslaseks oli mu hea sõber, nüüd ma kas veedan vihikut ei ole ees, õieti nime välja, Vojte Karnatsevitš. Super. Hääldus super. Ja siis tänangi teid kõiki vaatajaid. Esmalt tahaks tänada ka meie koostööpartnerid Crazy Trahtrid, kes on meile pannud välja siia maitsvad juustupallid ja hea sidrunmee. Nii et kui Paides olete, siis kindlasti tulge Crazy Trahtrisse Rüütli tänav 2, kus saate imemaitsva kõhutäie. Ja samuti suur palve läks, minge ennem lisake follower ja like meile nii YouTube'is, Instagramis ja Facebookis. Kris küsib ja jääge ootama, kes on järgmiseks saatekülaliseks. Tšau! Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Kris küsib.